Vaatame siis nüüd, milline näeb välja Rootsi kinnipeetava kamber siin Tartu vanglas. Nagu näete, siis Rootsi vangide tuleku eel on kõik korralikult siin üle värvitud. Varasemalt ei olnud siin kambris näiteks sellist riiulit. Nüüd on tehtud siis siin elama hakkavale 2 kinnipeetavale selline riiul, see on kusjuures tehtud Tartu vanglas kinnipeetavate poolt. Ja kõige suurem muutus, mis siin kambris on see, et seina peal on 2 telerit. Siiamaani on Eesti vangid vaadanud telekat kuskil ühisruumis, Rootsi vangidel hakkab olema 2 telerit, mõlemale 1. Kuidas nad seda siit koos vaatavad erinevaid kanaleid, eks nad ise siis peavad sellele lahenduse leidma. Rootsi maksumaksja raha eest soetatud telekat saab vaadata ka öösiti, sest Rootsi kinnipeetavate kambrites tagatakse ööpäevaringne elekter. Sellist võimalust varem Tartu vanglas polnud. Täna Eesti kinnipeetav ei saa öö läbi siis valgust kasutada, kuid ma ütlen, et see küsimus on ka ehituslik, et täna me lihtsalt oleme neid kambreid pidanud kohandama selliseks, et me saame seda elektrit seal öö läbi tagada. Lisaks personaalsele telerile saab iga kinnipeetav endale ka oma tahvelarvuti, millega on muuhulgas võimalik ka helistada. Tõsi küll, vaid eelnevalt heakskiidu saanud üksikutele numbritele. Kuna nad saavad individuaalse, siis on võimalik sinna ka sellist SIM-kaardi paigaldada, mis võimaldab kõnesid teha. Eesti kinnipeetavatel täna lihtsalt füüsiliselt meil ei ole neid tahvelarvuteid nii palju, ehk nad jagavad seda, ehk nagu ei ole võimalik ka sellist personaalse isikuga SIM-kaardi seostada. Ja üks asi, mis siin veel on, mida varem ei olnud Eesti vangidel, on ruloo, et kui nad tahavad magada või pimedus, siis nad saavad selle kardina alla tõmmata. Eesti vangidel veel tänase päevani kahjuks sellist võimalust ei ole. Senise laevalgustuse täiendamiseks paigaldati voodite külge ka lugemislambid. Ja nüüd me oleme siin vaba ja veetmise ruumis, kui Eesti kinnipeetavatel on seni olnud siin sellised hästi askeetlikud tingimused, kõva tool ja laud, siis Rootsi kinnipeetavate jaoks toodi siia selline mõnus pehme mööbel. Ühe suure muutusena keelas Rootsi Tartu vangivalvuritel tavapäraste tööülesannete täitmisel elektrišokirelva kandmise. Vangla ametniku jaoks, valvuri jaoks ei ole see selline siis nagu nüüd, et hirmu tekitav, sest et alles jääb ikkagi meil võimalus kasutada gaasi ja alati tegelikult mõjub kõige paremini see, kui inimest hoiatada. Ei taha ei gaasi, ei elektrišokirelva ükski kinnipeetav tunda. Vangla ametnikule, ma kujutan, et on see päris suur kindlustunne, kui ta teab, et tal on see elektrišokirelv siin puusal ja vajadusel ta saab seda kasutada. Keegi ei ole mulle vähemalt selle jutuga veel tulnud, et ta tunneb selle pärast ennast vähem ebakindlalt. Ja mulle öeldi siin ka seda, et üks asi, mis rootslastele tuleb kohe Rootsist kaasa, on ikkagi IKEA köögimööbel. Ja iga Rootsi kinnipeetav saab 1 tunni päevas siin samas kinnisel territooriumil värskes õhus jalutada ja soovi korral ka lauatennist mängida. Rootsi kinnipeetavatele pakub tervishoiuteenust Viljandi haigla. Tegelikult see personal, kes täna on koha peal siin, on täpselt samasugune, mis oli ka varasemalt, kui oli rohkem kinnipeetavaid. Ega vahetuste arv inimestel oluliselt ei suurene. Kui me räägime ikkagi kinnipeetavatest, siis tõenäoliselt nende vaimne tervis vajab väga suurt tuge ja toetamist. Et mida see tähendab ikkagi Eesti psühholoogidele, psühhiaatritele? Minu usk on see, et kui täna meil on välistatud rasket ravi nõudvad juhtumid, siis see koormus saab olema väiksem, kui on see Eesti puhul, sest tegelikult Eesti puhul me näeme seda, et vanglas viibivad sellised kinnipeetavad, kes vajavad väga sageli just psühhiaatrilist või psühholoogilist nõustamist, sest lihtsalt see sotsiaalne suhtlustase või vaimne hakkama saamine on niivõrd madal. Aga Rootsi vangidel on siis parem või? Rootsi vangidel selles mõttes, et ikkagi raskelt diagnoositud psüühiliselt haigeid inimesi siia ei tuua. Ja kuigi näib, et kinnipeetavate tulekuks on kõik kenasti valmis ja ka Rootsi lipp lehvib juba vangla ees, siis tegelikult on ülikoolilinnas palju neid, kes on mures. Tartlane Mari Unt ütleb, et tegemist on hukatusliku otsusega, sest just ülikoolilinn oma akadeemilise ja turvalise õhustikuga on kasvulava sellisele Eestile, mida oleme seni tahtnud. Et Tartusse tuuakse Rootsi vangid, et Tartus saab vanglaturismi sihtkoht. See ei suurenda Tartu väärtust mitte kuidagi. Vastupidi, pikas perspektiivis see hävitab Tartu. Millise mainekahju see kaasa toob, kuidas see muudab nii Tartu kui ka Eesti nägu ja palun väga. Esmaspäeval tegi Nigel Farage ettepaneku, et kuna ka Briti vanglad on ülerahvastatud, siis sooviksid ka nemad enda vange tuua Eestisse.
saadigi hakkama. Et meid nähaksegi täna kui odavat allhankeriiki, kuhu võib pool muidu ladustada prügi. Endiselt räägib Pakosta meile, kuidas see diil peaks kuidagi meie mainet parandama. No täielik udujutt. Kuidas saab selline käik tuua Eestisse võõrvangid, kellega kaasa tuleb loendamatu hulk probleeme? Kuidas saab see suurendada Eesti turvalisust? Eriti praeguses väga keerulises maailma olukorras. Ma küsiksin, mida on teinud Eesti valitsus selleks, et täita riigi esimest kohust oma riigi kodanike turvalisust suurendada?